Iga sammu järel, mida me teeme oma igaveses tantsus pimedusega, kajavad seletamatute hääled. Iga kaja toimib kutsuva jõuna, tõmmates meid üha sügavamale saladuste kuristikku, kust me ei pruugi kunagi tagasi pöörduda. Number 20. Firenze Colettis on kurikuulus sarimõrvar, kes tegutses Firenzes 17 aastat. Kuulus sarimõrvar võttis 16 inimese elu, kuid tema isik on endiselt teadmata. Kohutavad kuriteod algasid 1968 aasta augustis, pärast seda, kui Barbara Loosi ja tema õemees Antonio Lobianco veetsid õhtu kinos. Barbara abikaasa oli haige, nii et nad võtsid tema noore poja endaga kaasa. Pärast filmi sõitsid nad Sigma eraldatud kohta, kui tundmatu isik osutas Barbara ja Antonio poole ning tulistas. Barbara abikaasa suhtes algatati uurimine ja lõpuks mõisteti ta kuriteo eest vangi. Kuid 6 aastat hiljem kasutati veel 2 rünnakus sama tüüpi relva. Nagu varasemas juhtumis, ründas sarimõrvar siis, kui paar oli peatunud kohalikus lembepaigas. Pärast 7 aastat vahele jäämata olemist muutus sarimõrvar taas aktiivseks. Aastal 1981 Firenze Colettis nõudis veel 2 paari elud. Aastal 1983 kuni 1985 kaotas elu veel 8 inimest. Kõik peale 2 olid paarid. Inside 2, kes polnud paar, olid Wilhelm Maier ja Jens Rouge, 2 saksa üliõpilast. Mõlemad olid mehed, kuid Jensil olid pikad juuksed ning politsei uskus, et tõenäoline sarimõrvar pidas neid ekslikult paariks. Mitmed hirmuäratavad inimesed arreteeriti nende kuritegude eest ja isegi mõisteti süüdi, kuid peagi sai selgeks, et aktiivne sarimõrvar oli endiselt vabaduses, kui ta uuesti ründas. 1994 aastal mõisteti süüdi mees nimega Pietri Pasiani. Pasianil oli vägivaldne minevik ja ta oli juba varem veetud aega vanglas teise mehe eluvõtmise eest. Kuid ainus tõend, mis seostas teda sarimõrvari kuritegudega, oli kasutamata kuul, mis oli sama marki nagu kasutatud kuulid. Otsus tühistati hiljem. Pasiani jaoks määrati uus kohtuprotsess, kuid ta suri enne selle toimumist. Selle asemel anti kohtu alla 2 inimest, keda peeti tema kaasosalisteks. Nad mõisteti süüdi 4-8 kuriteost, kuid paljud ei nõustu selle otsusega. Firenze Colettis on ametlikult endiselt tuvastamata sarimõrvar, kelle kohta segadusest esielu-kuritegude kogukond on pakkunud võimalike seletustena kõike, alates hirmutavatest sektidest, Zodiaagi-mõrvarist kuni teiste hirmutavate inimesteni. 19. Mohan Kumar Indiast töötas oma piirkonnas lugupeetud õpetajana. Mohani tundvad inimesed tundsid teda kui lahket ja hoolivat inimest. Kuid sisimas varjastas sünget saladust. Mohanil ei olnud mitte ainult 2 naist, vaid oli ka tabamatu sarimõrvar, keda India võimud olid meeleheitlikult püüdnud tabada. 22-aastane Anita Mulia oli Mohani 18. ohver ning pärast mitmeid üleskutseid astusid tunnistajad esile ja andsid olulist teavet. Päeval, mil Anita kadus, märkasid tunnistajad teda koos võõra mehega oma küla bussipeatuses. Need tunnistajad suutsid anda kirjelduse ja umbkaudse vanuse ning uurijad leidsid Indoneesias kahtlusaluse, kes sobis kirjelduse ja umbkaudse vanusega kokku. Tema vahistamisel tunnistas ta üles, et on piirkonnas vastutav vähemalt 20 kuriteo eest, rääkides uurijatele kõik, mida nad pidid teadma. Aastatel 2005 kuni 2009 oli see sarimõrvar vastutav vähemalt 20 naise surma eest. Tema meetodid olid õõvastavad. Tutvustades end kui lugupeetud õpetajat, võrgutas ta naisi, luues nendega mitme kuu jooksul suhte. Kui nad teda usaldasid, viis ta nad hotelli ja andis neile pärast seda midagi, mida ta nimetas rasestumisvastaseks vahendiks. Kui nad tol ööl magama jäid, ei ärganud nad enam üles. Ta võttis nende asjad ja jättis nende kehad avalikku kohta, tavaliselt tualettruumi, kust need leiti. Sarimõrvarit polnud kunagi tabatud, sest ta hoolitses alati selle eest, et ei tutvustaks end kunagi nende naiste perele ega sõpradele, kelle ta välja valis. Ta polnud kunagi kahtlusalune nende põhjuste tõttu, aga ka sellepärast, et kuritegu ei kahtlustatud algusest peale. Uurijad laitsid tema varasemate armukeste mitu mobiiltelefoni ning ka nende ehteid. Kõige hirmutavam oli tema päevik, kus olid kirjas kõigi nende naiste nimed, kellega ta tegeles. Need, kellest ta oli loobunud, olid samuti punasega kirja pandud.
Ta üritas nii tihti mõrvata, et muidu oleks ta kaotanud järje, kes on tema järgmine sihtmärk. Oma kuritegude eest näärati Mohanile surmanuhtlus. Kui poleks olnud tema ülestunnistust, oleks ta tõenäoliselt pääsenud karistuseta. Number 18. Selles mõistatuses kerkivad esile 2 küsimust. Kes hävitas Jolly Farmeri? Ja miks nad seda tegid? See oli 1989 aastal väikeses külas nimega Blacknest, Hampshire'is, Lõuna-Inglismaal, kus asus armas Inglise pubi Jolly Farmer. See asutus oli nagu iga teine Inglise maapubi. Peale selle, et see asus linna vaiksemas osas, mida ümbritsesid põllud, polnud piirkonnas midagi erilist. Seda ei peetud millegi poolest eriliseks, kuid siiski sai sellest jõhkra rünnaku sihtmärk pimedal 4. detsembri õhtul. Tol õhtul tundus kõik olevat tavapärane. Külalised nautisid paar jooki ja vestlesid baarmenide ning ettekandjatega. Kella 8 öösel olid klaaside kõlin ja valjud vestlused vaibunud. Baar oli suletud ja kliendid komberdasid koju. Jolly Farmer istusid endiselt baarijuht Richard Dean ja kokk Clifford Hose, kes koristasid laudu ja tegid kassaarvestust. Mingil hetkel varahommikul lakkas baari sees olev telefon töötamast, näiliselt ilma põhjuseta. Ei Richard Dean ega Clifford Hose paistud midagi ebatavalist, märkavad enne kui kell 2:40 hommikul. Jolly Farmeri juurest kostis tohutu plahvatus. Hemi oli kuulda 2 miili kaugusele ja see tõi piirkonda suure rahvahulga. Hirabi ja päästeteenistused olid koha peal silmapilkselt, kuid neid tervitas hämmastav vaatepilt. Seal, kus kunagi asus pubi, oli nüüd russuhunnik. Peale kohalike teadmisest, mis ettevõte see oli, olid ainsateks äratuntavateks märkideks kahjustatud silt ja püsti jäänud korsten. Prahti oli laiali rohkem kui 100 jardi kaugusel plahvatuse kohast. Hillustikku ja tükkide hulgas olid jõulukingitused ja õllevaadid, kui päästetöötajad hakkasid rusude seast ellujäänuid otsima. Ja nagu Excaliburi mõõk, ilmus rusude vahelt välja käsi, oodates, et keegi ta kivist puurist välja tõmbaks. See oli Dean. Tema riided olid nahaga kokku sulanud. Ta viidi kiiresti haiglasse, kus teda raviti tõsiste põletushaavade tõttu, mis katsid veerandi tema kehast. Kahjuks leiti hoos 12 tundi hiljem. Ta oli plahvatuse toimumiskohast kõrgemal ja sattus lõpuks enda all olevasse keldrisse. Hoone rusude ja jõulukonfekti kõrval oli tugev lõhn, mis tuvastati kiiresti bensiinina. See asjaolu tekitas tõsiseid kahtlusi, mis viisid võimud arvamusele, et see traagiline sündmus polnud õnnetus. Jolly Farmer või see, mis sellest alles oli, kuulutati kuriteopaigaks. Uurijatel ei kulunud kaua aega, et kindlaks teha bensiinilõhna allikas. See oli valatud läbi puidust keldriuste, kust kaudu toodi tünne ja muid tarvikuid. Vedelik kogunes pubi alla ja pandi tahtlikult põlema. Tundmatu ründaja oli selle sündmuse hoolikalt läbi mõelnud kuni viimase detailini. Ta lõikas läbi telefoniliinid, et seesolijad ei saaks päästeid kutsuda, kui nad näevad leeke või tunnevad suitsulõhna. Juhtum muudeti mõrvajuurdluseks, et leida süüdlast, kes jäi tol saatuslikul õhtul nähtamatuks ja kuulmatuks. Uurijate teada polnud Jolly Farmeril ega ühelgi tema töötajal teadaolevaid vaenlasi. Parim teooria, mille uurijad suutsid välja pakkuda, oli see, et tegemist oli isikusamasuse eksitusega. 2008. aastal viidi läbi veel üks uurimine selle sündmuse kohta, kuid vastuseid ei saadud. Puudusid igasugused tõendid, mis oleksid võinud hapata selgitama selle õhtu saladust, ning mõistatus püsib siiani. Küsimused jäävad. Kes hävitas Jolly Farmeri? Ja miks nad seda tegid? Number 17. Oklahoma City oli hunnikul häiriv ja kurikuulus sarimõrvar, keda ei tabatud kunagi pärast seda, kui ta võttis 3 põlisameeriklannast naise elu aastatel 1976 kuni 1986. See sarimõrvar oli eriti rikutud ja näis nautivat politsei narrimist selles pöörases tõesti sündinud kuritegude mõistatuses, mida pole kunagi lahendatud. Esimene surnukeha avastati 1. aprillil 1976. Kui grupp kommunaaltöötajaid uuris üht mahajäetud prügiga täidetud maja. Üks neist ajas popcorni kübli ümber ja avastas sealt naise pea. Kui nad helistasid politseiosakonda, arvasid korrakaitsjad, et see kuriteolugu on aprilli naljaks. Kui nad läksid maja kontrollima, avastasid nad, et tegemist oli hoopis päris mõrvamüsteeriumiga.
Alguses arvati, et naine oli valgenahaline, kodutu ja vanuses 25 kuni 35 aasta vahel. Kohtuekspertiisi testid näitasid uurijatele, et ta oli tegelikult põlisameeriklane ja vanuses 18 kuni 22 aastat. Ülejäänu tema säilmed leiti maha jäetud maja erinevatest osadest tükkidena. Aastaid hiljem hakkas see kuriteolugu inimeste mälust kaduma, kui 1979 aasta aprillis lõi tuvastamata sarimõrvar taas. Leiti veel põlisameeriklanast naise surnukeha. Kuer avastas ühe pea kõrvaltänavas korvpalliväljaku lähedal, kus mõned lapsed mängisid. Kummalisel, kuid tõelisel kombel olid naise kadunud säilmed laiali pillutud mitme kvartali peale. Kõik säilmed olid hoolikalt pestud ja mõned neist olid mähitud ajalehte või pruunidesse paberkottidesse. Isegi kui politsei tuvastas naise Arlie Bell Killianina, jätkas tema elu võtnud isik säilmete laiali pillutamist üle linna, mängides uurijatega. Aastaid elasid Oklahoma City elanikud teadmisega, et linnas liigub ringi ohtlik sarimõrvar. Arvati, et kurjategija oli kohalik elanik, kes tundis linna hästi, lähtudes kohtadest, kuhu ta oli Arlie laiali pillutatud säilmed peitnud. Siis, aastal 1986 muutus kurikuulus lihunik taas aktiivseks ja ründas uuesti. Jälle, nagu varemgi, võttis tundmatu sarimõrvar 22-aastase Marsha Sandersi elu ja jättis tema säilmed laiali, et korrakaitsjad need leiaksid. Nende õõvastavate kuriteopaiga vihjete peidukohtade hulka kuulus väike allee ühe mehe aia taga. Pea leiti nädal hiljem. Juhtumis toimus väike läbimurre 1993 aastal, kui esimene ohver tuvastati kui Kathy Lynn Shackelford, naine, kelle perekond oli teda otsinud viimased 17 aastat pärast kodust põgenemist. Tema nõbu võttis ühendust politseiga, kes mõistis, et Oklahoma tundmatu naise juhtumi ohver oligi see kadunud naine. Kahjuks, kuigi tundmatu Jane Doe juhtum on lahendatud, ei paistas olevat neid viinud lähemale salapärase seeriatappuja tuvastamisele, kes on endiselt vabaduses. Number 16. 19. oktoobri aastal 2014 reageerisid Hammondis, Indianas politseinikud juhtumile Motel 6-is. 19-aastase Africa Hardy surnukeha leiti vannist tema tuttava poolt. Pärast logide ja valdekaamerate salvestiste kontrollimist keskendus politsei kiiresti oma kahtlusalusele. Kui nad arreteerisid Darren Dion Vanni, polnud neil aimugi, et ta hakkab politsei jaoskonnas ülekuulamisel tunnistama, et on kurikuulus sarimõrvar. Kuriteopaiga uurijad kogusid kuriteopaigalt, mis oli tema hotellituba, mitu DNA tõendit. Afrika oli uurijatele juba tuntud kui tänavaprostituut. Videovalve oli jäädvustanud, kuidas Afrika sisenes viimati koos oma kliendi Darren Dion Vanniga hotellituppa, kes oli ka nende peamine kahtlusalune. Darren oli endiselt läheduses, kui ta vahi alla võeti. Ta šokeeris politsei uurijaid jaoskonnas, tunnistades üles mitmeid teisi kuritegusid, mis olid viimase aasta jooksul toimunud Gary's, Indianas. Ta ütles neile, et tal oli vähemalt 16 ohvrit ja et enamik nende lahendamata juhtumeid oli tõenäoliselt nüüdseks juba külmaks läinud. Tema DNA võeti, et seda võrrelda kohtuekspertiisi tõenditega kuriteopaikadelt, millele Darren oli üles tunnistanud. Kohtuekspertiisi uurijad kinnitasid, et Darren rääkis tõtt, lisades tema nimele veel mitu täiendavat süüdistust. Darren mõisteti süüdi ja kannab nüüd 7 järjestikust eluaegset vangrakaristust. Number 15. Salapärase legendi kohaselt, mis on Põhja-Carolina ülikooli keskmes, sai noor tudeng julma kuriteo ohvriks, kui ta püüdis võita teise tudengi kiindumust. See oli aastal 1833, kui Peter Drumjule armus lootusetult fännisse, Chapel Hilli tudengisse. Nad said peaaegu kohe paariks ja hakkasid salaja kohtuma Kalju lähedal asuva lameda kivi juures. Nende armastus oli võrreldamatu ja meenutas tõelist armastusromaani. See kestis seni, kuni teine kosilane selle äkitselt ära rikkus. See kosilane osutus Peetri heaks sõbraks, kes oli samuti ülikooli tudeng. Peeter märkas, et ka tema püüab fänni poolehoidu võita, mis tekitas temast tugeva armukadeduse. Legend räägib, et selle asemel, et oma tunnetele järele anda, püüdis ta lihtsalt sõpra vältida, kuid sõber jätkas talle peale käimist, kuni ühel päeval asi haripunkti jõudis. Nad kohtusid kitsal rajal, kus tahtlik kõlalöök paisus tuliseks vaidluseks.
rivaal esitas Peetrile väljakutse duelliks, mis väidetavalt lõpetas Peetri elu. Paanikas viis rivaal koos 2 sõbraga surnukeha lamedale kivile, kus Peeter ja Fanny sageli kohtusid. Nad kaevasid madala haua ja matsid oma ohvri sinna. Fanny, teadmata, et tema armsamaga oli midagi juhtunud, käis ikka kivi juures ja ootas päevast päeva. Ainus vihje peale tema puudumise olid punased plekid kivimoodustisel, mis viitasid, et tema armsamaga oli midagi halba juhtunud. Legend on kandunud läbi sajandikte, kuni uudishimulikud uurijad otsustasid otsida väidetavat Peter Drumgooli surnukeha, kuid nad ei leidnud seda kunagi. Uurijad hakkasid uskuma, et kogu lugu põhineb vaid müüdil, visades ülikooli legendidele veel ühe loo. Aga selgub, et selles loos on ka tõepäraseid osi. Peter Drumgool oli tõeline Põhja-Carolina ülikooli üliõpilane Chapel Hillis, kes kirjutas oma isale 1833 aasta jaanuaris, teatades, et ta kukkus sisseastumiseksamil läbi. Tema isa polnud rahul pojal läbikukkumisega, kuid viha õhutas veelgi üks õppejõu saadetud kiri, milles vihjati, et Peeter oli seotud priiskamisega. Järgnes kibedate kirjade vahetus, mille viimane kiri lõppes sõnadega: olen otsustanud mitte kunagi enam näha selle vanema nägu, keda olen nii vähe austanud, ning lõpetas vihjega, et ta kavatseb Euroopasse purjetada. Peter keedus seejärel oma eluruumidest salapärastel asjaoludel. Ta jättis maa paljud oma asjad ega maksnud Chapel Hilli kaupmehele. Tema kaaslane kirjandas kadunud meest kui tujukat ja metsikusele kalduvat. Sellele järgnenult puuduvad edasised andmed Peetri liikumiste kohta. Ta kadus lihtsalt sel päeval, haihtus tundmatusse ja muutus peagi legendiks. Number 19. Torusoki mõrvamüsteeriumite juhtumid arvatakse olevat tundmatu sarimõrvari töö, kes võttis elu vähemalt 4 inimeselt mineraalis Washingtonis ja võib-olla ka teistelt. 1985 aasta augustis töötasid Stephen Harkins ja Ruth Cooper kutsekoolis Tacomas ning olid suvepuhkusel. Nad otsustasid minna nädalavahetuseks telkima Tew Lake'i äärde, teadmata, et piirkonnas tegutseb aktiivne sarimõrvar. Kui Stephen ega Ruth ei ilmunud järgmisel esmaspäeval tööle, teatati neist kui 2 kadunud inimesest 2 päeva pärast seda, kui neid viimati elusana nähti. Stephanie surnukeha leidsid lõpuks matkajad tema magamiskotis. Nende elutu koer leiti samuti laagest, kuid Ruth oli endiselt kadunud isikuna arvel. Kriteelpaiga uurijad ei uskunud mitmel põhjusel, et Ruth oleks lahendamata mõrvamüsteeriumi eest vastutav. Sel ajal oli kurikuuldus sarimõrvar Richard Ramirez, tuntud ka kui öine jälitaja, endiselt vabaduses. Kui Richard Ramirez oli aktiivne, sihtis ta sageli paare, lõpetades ootamatult meeste elud kiiresti, enne kui tegeles naistega pikemalt. Kuritopaiga uurijad ei uskunud, et see California sarimõrvar oli Washingtoni juhtumi eest vastutav. Kuid tol ajal oli tõeline võimalus, et keegi hirmuäratav inimene sai temast inspiratsiooni. Ruuti säilmed leiti 2 kuu pärast, poole miili kauguselt. Tal oli torusokk ümber kaela, kuigi detektiivid tuvastasid, et see polnud tema surma põhjus. Mõni kuu hiljem plaanisid Michael Reimer, Diana Robertson ja nende väike tütar telkimisreisi. Nagu lugu räägib, leiti 12. detsembril, päeval, mil paari viimati nähti, nende tütar hüljatuna Kmarti parklas. Ta ei suutnud võimudele öelda, mis oli juhtunud või kus tema vanemad olid. Kui tütart Diana kohta küsiti, ütles ta lihtsalt, et tema ema oli puude vahel. Piirkonna otsingud ei andnud tulemusi kuni veebruarini, mil Diana surnukeha leiti Mikey kastiauto lähedalt. Sarimõrvar kasutas terroriista 17 korda. Nagu Ruthil kasutati ka temal hingamise piiramiseks torusokki. Samal ajal ei olnud Mike kusagil leitav. Uurijad märkisid tema kriminaalse minevikku, kus ta oli Ruthi vastu vägivaldne olnud, ning spekuleeriti, et tema oli selle krimiloo sarimõrvar. Detektiivide jaoks on torusokk liiga suur kokkusattuvus, et mitte kahtlustada, et kuriteod on omavahel seotud. Aastakümneid jäi see, mis juhtus Mikeyga, lahendamata mõistatuseks. Alles aastal 2011 leiti Mikey säilmed mitte kaugel kohast, kus politsei oli aastakümneid varem leidnud Diana. Polnud võimalik kindlaks teha, kuidas ta suri. Isegi pärast viimase surnukeha leidmist ei suuda uurijad seda mõrvamüsteeriumi lahendada.
Juhtumit uurivad detektiivid pole endiselt kindlad, kas tundmatu sarimõrva võttis Mike'i elu või kas Mike tappis Diana ja seejärel iseenda. Number 13. Salvatore Perrone Staten Islandilt, keda hiljem tunti kui Sally poega, kõndis mööda tänavaid musta spordikotiga. Ta tegeles rõivaste müügiga rändkaubandajana, kuid tal oli ka teise tööna, tegutses ta röövlina ja hiljem sarimõrvarina. 6. juulil 2012 läks Sall ühte rõivapoodi vahetult enne sulgemist. Siis olid vaid tema ja 65-aastane omanik. Ta oleks võinud teda lihtsalt röövida, kuid ta otsustas kasutada mahasaetud relva, et teha midagi mõeldamatut. Sama aasta järgmiste kuude jooksul sihiti veel 2 poodi. Nagu ka esimese kuriteo puhul, olid töötajad üksi ja haavatavad. Ühe poe valvekaamera salvestas kurjategija lindile ja vaid nädalad pärast kuritegu ilmusid New Yorgi võimud Sal Perrone'i Brooklynis asuva korteri uksele, mida ta jagas oma tüdruksõbraga. Seest laitsid nad spordikoti, mis oli väga sarnane sellele, mida nähti kuritegude õhtul valvekaamera salvestisel. Kotis sees olid relvad ja teip, mida kohtueksperdid suutsid seostada 3 kuriteoga. Pärast seda avastust oli Sally saatus otsustatud ja ta arreteeriti kiiresti. Sally pojal kudus 4 aastat, enne kui ta oma kuritegude eest kohtu ette astus. Selle aja jooksul väitis ta muu hulgas, et üks Iraanist pärit äripartner sokutas talle süü kaela. Mis teeb Sallyst ühe ajaloo kõige kurjematest sarimõrvaritest, on tema täielik kahetsuse puudumine. Tema kohtuprotsessil meenutas ühe poeomaniku poeg pisarsilmi, kuidas ta Sallile ukse avas ja kauplusa kauem lahti hoidis, ohtledes teda nagu pereliiget. Teine tunnistaja väidab, et ta andsis teadmata Sallyga ööklubis vahetult pärast tema jüledate kuritegude toimepanemist ning sellel ajal tundus ta täiesti normaalne. Talle määrati 75 aastat kuni eluaegne vangistus Clintoni parandusasutuses New Yorgis. Number 12. See oli aasta 1982, kui üks jultulumaid ja hirmutavamaid kuritegusid haaras Belgia. See oli Knifley juugurünnak, mis koosnes 2 kartmatust meest. Nad olid suured mehed, keda ehtisid silmapaistvad vuntsid ning keda kirjeldati kui vanu ja elunäinud. Vahel liitus nendega ka 3. mees, kes nägi välja üsna samasugune ja koos külvasid nad Tino linnas kaost, sooritades ühe ajaloo suurima kuritegude laine. Alguses seostati nende meestega kuritegusid, mis said alguse selle aasta 10. mail Brüsselis, kui 2 jultunud varast varastasid 2 sõidukit. Üks neist oli Austin Allegro, mis hiljem jäeti maha selle halva seisukorra tõttu. Teine sõiduk oli hea seisukorras Volkswagen Santana, mis varastati otse müügisalongist. Augustis sai Santana põgenemisautoks ning paar murdis pärast sulgemise aega relvadega Prantsuse toidupoodi sisse. Politseile anti teada käimasolevast röövist ja nad reageerisid sündmuskohale, kuid said tulevahetuses haavata. Septembri lõpus, lausa päevavalges, külvasid 3 tulirelvadega meest relvapoes hirmu, sundides kliente ja töötajaid põrandale ning otsides süstemaatiliselt relvi. Tunnistajad kirjendasid neid kui metoodilisi ja ütlesid, et nad teadsid täpselt, mida otsisid. Jällegi reageeris politsei sündmuskohale, kuid ründajad haavasid neid surmavalt. Selle katsuvuse lõpuks oli varastatud 15 relva, sealhulgas poolautomaatsed vintpüssid ja püstolid. 23. detsembri sai Beersell Innes majahoidja surmavalt haavata ja mõnede allikate väitel ka piinati. Ohvriks oli Jose Van den Aende, Hispaania juhi Francisco Franco toetaja, kes väidetavalt külastas tihti lasketiie, mida peeti nii Vellesi jõugu kuritegudes kahtlustatavate kogunemiskohtadeks. Kui 1982 aasta lõppes, polnud politseil endiselt aimugi, et ükski neist kuritegudest võiks olla omavahel seotud. Nad uskusid, et tegemist oli juhuslike, üksikute ja hajusate juhtumitega. Kuritegude laine polnud veel lõppenud ning 9. jaanuaril 1983 jätkus terror, kui takso pagasiruumist leiti surnukeha. Kuritõpaigalt leiti sigaretikon, kuid sellelt saadud DNA-d pole ühegi kahtlusalusega seostatud. Veebruaris rööviti Genvalis 3. mehe abiga toidupood. Seekord oli rünnak suunatud rahale ja keegi ei saanud selle käigus tõsiselt vigastada.
2 päeva hiljem sunniti naine oma Volkswagen Golfist välja ja ta nägi kahtlusalust hästi, mis viis hiljem ühe tunnistaja kirjelduse põhjal koostatud fotoroboti valmimiseni. Samal kuul varastati ühe remonditöökoja juurest Audi ning veel üks toidupood langes kuriteo ohvriks, kus põgenemisautona kasutati Volkswagen Golfi. Märtsis ründasid mehed veel üht toidupoodi, kus nad surmavalt haavasid juhatajat ning põgenedes rahaga tulistasid nad korduvalt poodi, näidates üles täielikku halastamatust. 1983 aasta lõpuks olid politseinikud ametlikult ummikus ega teadnud endiselt, et kõiki neid kuritegusid panid toime samad isikud ning see jätkus kuni 1986 aastani, kus järgmise 3 aasta jooksul toimusid sarnased rünnakud. Kuritegude laine lõpuks oli Nivelsi jõuk toime pannud, 20 rünnakut põhjustanud 40 vigastust ja jätnud maha 28 surnukeha. Ja kõik, mis politseil oli, olid 3 kahtlusalust puudutavad ähmased kirjeldused. Ühele pandi hüüdnimeks Hiiglane. Ta oli üle 6 jala pikk ja teda kirjeldati kui grupijuhti. Teine mees oli 30-ndates, näis olevat juhist vanem. Ta oli pikk, kuid mitte nii pikk kui Hiiglane. Just see isik pilkas ja nääris ohvrite üle. Tema oli ka see, kes kasutas oma relva sagedamini. 3. meest, kes ilmus kuriteopaikadele harva, kutsuti vanameheks või juhiks. Ta oli teistest 2 palju vanem, karm, räsitud ja lühikest kasvu. Ta osales rünnakutes ja oli põgenemisauto juht. Kuigi mitmeid isikuid nimetati huviisikutena, ei lahendatud kuritegude seeriat kunagi. Varitseva teooria kohaselt olid toimepanijad elukutselised kurjategijad ja võisid olla seotud paremäärmuslastega. Number 11. Monsterlandi tapja oli kurikuulus sarimõrvar, kes võttis 1970-ndatel Saksamaa Monsterlandi piirkonnas 4 naise elu. Hoolimata teabe eest välja pandud preemiast ja sarimõrvari DNA olemasolust andmebaasis ei ole teda õiguskaitseorganid kunagi tabanud. Kõik tema lahendamata juhtumid puudutasid noori, saleda kehaehitusega ja tumedate juustega naisi vanuses 18 kuni 23 aastat. Kõik nad kohtasid ootamatut lõppu pärast seda, kui olid tundmatu sarimõrvariga autosse istunud. Esimene oli Edeltraud van Boxel, tänavatöötaja, keda nähti 1971 aasta 21 novembri õhtul istumas eredavärvilisse Volkswagenisse. Tunnistaja, samuti tänavatöötaja, arvas tol hetkel, et Edeltraud oli leidnud maksva kliendi. Mõni tund hiljem leidis šokeeritud talunik Edeltraudi surnukeha kruusateelt. Möödub kuid, enne kui naine nimega Barbara Storm kaob pärast seda, kui ta 1972 aasta mais klubist lahkus, tõenäoliselt Münsterlandi mõrvari käe läbi. Möödus veidi aega, enne kui sarimõrvar uuesti ründas. Seekord hääletas naine nimega Marlies Hemmes koos oma poissõbraga, kui neist said osa lahendamata tõsielu kuriteo mõistatusest. Nad otsustasid lahku minna, arvates, et neil on üksinda suurem võimalus hääletades autosõitu saada. Hiljem nägi poissõber korraks, kuidas Marlies sõitis mööduva tumerohelise auto kõrvalistmel mööda. Kui ta talle lehvitas, ei reageerinud Marlies üldse. Kui Marlies ei ilmunud kokkulepitud kohtumispaika, teatati temast kui kadunud isikust. Viimane ohver oli 22-aastane Erika Kunz. Noor naine hääletas ülikooli raamatukogust koju, kui sarimõrvar teda ründas. Selle lahendamata juhtumi kuriteoraportite kohaselt nähti hiljem halli Mercedest sõitmas äärmiselt aeglaselt mööda teed, otsides sissepääsu metsa. Mõni päev hiljem leiti Erika surnukeha kohast, mille lähedal oli nähtud Mercedest hiilimas. Pärast 4 kohutavat kuritegu lõpetas Monsterlandi tapja näiliselt oma tegevuse ja kadus lihtsalt õhku. Kuriteopaiga uurijad suutsid need 3 lahendamata juhtumit omavahel seostada ainult seetõttu, et kehad viidi samasse laipade mahajätmiskohta. Kohtuekspertiisi uurijad laitsid Barbara künte alt sarimõrvari DNA-d, kui ta oma elu eest võitles. Ja mingil hetkel 1990-ndatel võrreldi kuriteopaigalt leitud DNA-d võimaliku kahtlusalusega. Kohtuekspertiisi uurimise tulemused näitasid, et nende kahtlusalune polnud kuriteos süüdi ning lahendamata juhtum jäi sovikku. Sellest ajast alates on lahendamata juhtumi toimikud mitu korda uuesti avatud, kuid sellele salapärasele sarimõrvarile pole kunagi vastet leitud. Number 10.
Jessica Lynn Guarino, 3 noorim, kasvas üles Unicoi maakonnas Tennessee osariigis. 2011 aastal, kui ta oli 21-aastane, jäi ta silma Carson Cameronile, 52-aastasele mehele, kes elas Goldsborough's Põhja-Carolinas koos mõne toakaaslasega. Tema perekond, kes ei kiitnud seda suhet heaks, püüdis Jessicat Cameronist eemale hoida mitmel põhjusel, kuid Jessica oli kõrvuni armunud ning nende pingutused osutusid asjatuks, kui noor naine jõuludeks oma uue poissõbra koju Old Grantham Roadil kolis. Lisaks vanuse vahele oli Guarino perekond mures ka narkootikumide tarvitamise pärast. Väidetavalt oli Jessical varasemalt probleeme ainete tarvitamisega ning Cameron olevat endiselt sage tarvitaja. Kuigi pinge oli pidevalt õhus, hoidis perekond pidevalt ühendust. Vähemalt kuni 2012 aasta jaanuari viimaste päevadeni, mil Jessica tegi oma viimase telefonikõne sugulastele. Ta helistas oma õele Ashley'le. Ta ütles Ashley'le, et talle makstakse alles järgmisel nädalal ja selleks ajaks on tal telefonikõne minutid otsas. Järgmine nädal tuli ja läks, ilma et 21-aastasest noorest naisest oleks midagi kuulda olnud ning peagi sai selgeks, et ta on kadunud. Pärast seda Kewanee maakonna šerifi osakond esitati kadumisavaldus. Jälitati tema viimased liikumised Carolina ravikeskusesse, mis on ambulatoorne asutus aadressil East Ash Street 1700 kvartalis Goldsborough's Põhja-Carolinas. Ta oli seal 23. jaanuari 2012 aastal, kuid keegi ei tea täpselt, kuhu ta edasi läks. Kuid üks töökaaslane väitis hiljem, et nägi teda 25. jaanuaril 2 päeva hiljem. Wayne'i maakonna šerifi osakond teavitas ka Tennessee osariigi Urbani politseiosakonda, mis viis läbi oma uurimise ja otsis kadunud naist. Uurijad jõudsid peagi Carson Cameroni ukse taha, kellel oli rääkida kummaline lugu. Tema sõnul lahkus temaga koos elanud tüdruksõber ootamatult keset tööd, ütlemata midagi ja jättes kõik oma isiklikud asjad maha. Aga Carsoni lugu pidi kohe ümber lükatama, kui uurijad pöördusid tema toakaaslaste poole. Toakaaslased, kes elasid koos Cameroniga ja Jessicaga samas majas, väitsid, et paar lahkus tegelikult koos keset ööd, kuid mõni päev hiljem tuli tagasi ainult üks neist. Kummalisel kombel kasutati Jessica toiduabikaarti veel vähemalt 6 aega pärast seda, kui ta oli kaduluks kuulutatud. Kaarti kasutati 2 kohas, Charlestonis, Lõuna-Carolinas ja Goldsborough's Põhja-Carolinas. Jessica ei ole alates jaanuarist ühtegi oma sotsiaalmeedialehte külastanud. Järgnevatel kuudel arreteeriti Cameron teiste nimetamata süüdistuste alusel, kuid ta keeldus endiselt rääkimast oma kadunud tüdruksõbrast või juhtumist, andmata mingitki teavet, mis võiks viia tema asukoha leidmiseni ning oli selge, et tema oli viimane inimene, kes teda nägi. Ta saatis teda tol saatuslikul õhtul ja tuli tagasi ilma temata. Jessica asukoht on endiselt teadmata ning see on kõhedust tekitav. Tema kadumise asjaolud on endiselt ebaselged ning Cameroni kohal lasub endiselt kahtluse vari. Jessica perekond ei usu, et ta oleks lahkunud nendega ühendust võtmata. Selles juhtumis on vaid mõned üksikud vihjed ning ta on tänaseni kadunud väga kummalistel asjaoludel. 9. 1980-ndatel ilmus Los Angeleses, Californias üks läbi aegade kõige hullem ja kurjem sarimõrvar. Aastakümneid tunti seda hirmuäratavat isikut lihtsalt kurikuulsa Grim Sleeperina. Alles palju aastaid hiljem ja tänu kuriteopaiga tõenditele toodi hirmuäratav sarimõrvar, keda tunti Grim Sleeperina, lõpuks kohtu ette. 1985 aasta lõpuks olid Los Angelese politseinikud kindlad, et neil on tegemist sarimõrvariga. Viimase 2 aasta jooksul olid nad ühendanud 13 ohvrit ühe mehega, keda nad nimetasid lõunaosa tapjaks. Kõik naised olid tumedanahalised tänavatöötajad, kes olid 80-ndatel politseiuurijate jaoks madala prioriteediga. Hoolimata mitmest loiust uurimisest ei tabatud sarimõrvarit aastaid. Aastakümneid hiljem, kui teda juba kutsuti lõunaosa tapjaks või Grim Sleeperiks, muutus ta Los Angeleses taas aktiivseks 2002 aastal. Uurijad, kes arvasid, et Grim Sleeper on kas surnud või arreteeritud teiste süüdistustega, eksisid, sest üks LA kõige hullematest sarimõrvaritest naasis ja võttis mitme naise elu. Juhtumid jäid lahendamata kuni 2010. aastani vaid 2 aastat pärast Grim Sleeperi viimast mõrva, kui Los Angelese politsei tegi ootamatu läbimurde.
mees nimega Christopher Franklin arreteeriti seoses mitte seotud süüdistustega. Tema vanglas antud DNA-proov kattus osaliselt DNA-prooviga, mis leiti mitmed kuriteopaigad ja mille oli jätnud Grim Sleeper. Mõrvamüsteerium polnud siiski veel lahendatud. Christopher Franklin oli kaugelt liiga noor, et olla Grim Sleeper, kuna tema kuriteod ulatusid tagasi 80-ndatesse. Kuid Christopheri DNA kattus osaliselt, sest keegi tema perekonnast oli tegelik sarimõrvar. Kohtu ekspertiisi uurijad pöördusid Christopher Franklin Jr. isa poole, kes oli õiges vanuses, et alustada 80-ndatel noore mehena ja ilmuda aastakümneid hiljem taas, et uuesti rünnata. Uurijad said orderi Lonnie prügi läbiotsimiseks ja suutsid saada DNA-proovi pitsaviilult, mille ta oli ära visanud. LAPD hoidis hinge kinni, kui teste tehti ja kui tulemused saabusid, olid nad šokeeritud. Lonnie David Franklin Jr. kinnitati seotuks Grim Sleeperi kuriteopaikadelt pärit tõenditega aastatel 1985 kuni 2007. Lonnie arreteeriti kiiresti ja toodi kohtu ette 2016 aastal. Kahjuks Lonnie ei pidanud õiguse ees vastutama, kuna ta suri San Quentinis 2020 aastal. 8. Hirmutav nähtus nimega fantoom ehk võltssotsiaaltöötaja haaras Ühendkuningriiki ja USA'd 1990 aastatel. Tundmatud isikud, sageli hästi riietatud, teesklesid end sotsiaaltöötajate, rahvaterviseõdede või sarnaste spetsialistidena, et pääseda kodudesse, sageli ettekäändega teha heaolu kontrolli või vaktsineerimist. Oluline juhtum leidis aset 1990 aastal Sheffieldis, Lõuna-Yorkshire'is, kui 2 naist, kes väitsid end olevat NSPCC-st, külastasid Elizabeth Copeland'i kodu. 2 päeva hiljem naasis teine agentide paar, ähvardades tema lapsed ära võtta väidetava riskihinnangu alusel. Copeland'i kõne võimudele paljastas, et NSPCC-l ei olnud kummastki külastusest mingit kirjet, mis viis operatsiooni Childcare käivitamiseni. Teine juhtum toimus 1991 aastal Iirimaal Blessingtonis, kus naine, kes väitis end olevat rahvaterviseõde ja teadis noore poisi nime ning sünnikuupäeva, üritas poissi viia niinimetatud vaktsineerimisele, kuid lahkus, kui ema nõudis tema isikut tõendavat dokumenti. Ida tervishoiunõukogu andis seejärel välja hoiatusi. Nendest pekturlikest külastustest, mida sageli sooritas hästi riietatud paar, teatati 1991 aastal mitmes Inglismaa maakonnas ja need domineerisid uudistes. Kuigi inimröövid olid haruldased, olid need juhtumid siiski häirivad. See nähtus jätkus 1990-ndatel, kus toimepanijad muutusid kavalamaks, valmistades võltsitud isikutunnistusi. Üksikuid juhtumeid on teatatud veel 2021 aastal, kus petised tervishoiutöötajatena esinedes tegid niinimetatud vaktsineerimisi. Motiivid on endiselt ebaselged. Teooriad ulatuvad sarilistest inimröövijatest kuni massilise hüsteeriani. Vanemate kiire taibukus, kes nõudsid isikut tõendavaid dokumente või võtsid ühendust võimudega, võis ära hoida palju pikema nimekirja kadunud lastest. 7. 1960-ndatel tegutsenud Jack the Stripper oli üks kurjemaid sarimõrvareid, keda ei tabatud kunagi. Nagu kuulsam Jack the Ripper, tegutses ka see vähem tuntud isik Londonis ja valis ohvriteks samatüübilised naised, tänaval tegutsevad seksitöötajad. 1964. Aasta veebruaris leiti Hannah Tailfordi surnukeha Thamesi jõe kaldalt Londoni Corintose purjetamisklubi klubihoone lähedalt, vahetult Hammersmithi silla läänepoolsel küljel. Hullunud sarimõrvar oli võtnud tema aluspesu ja toppinud selle talle suhu. Järgmise 12 kuu jooksul jättis see hirmuäratav inimene maha veel 5 surnukeha, 4 tänavatele ja kitsastele kõrvaltänavatele ning 1 laokuuris. Kõigil neil puudusid riided, sellest ka sarimõrvari hüüdnimi ning kõigil oli hapnikupuudus. See kuulus mõrvamüsteerium põhjustas ühe suurima inimjahi Briti ajaloos. Kuriteoorijad tahtsid end mõrvajuhtumid lahendada ja sarimõrvari tabada, erinevalt kurikuulsast Jack the Ripperist 2 sajandit varem. Politsei küsitles tuhandeid kuriteokahtlusega isikuid ja lõpuks kitsendas oma kahtlusaluste nimekirja vaid 3 hirmuäratavale isikule. Pärast seda, kui kuriteo uurijad avalikustasid, et nad on oma kahtlusaluste nimekirja kitsendanud, lakkasid need lahendamata mõrvad salapäraselt. Juhuslikult juhtus see umbes samal ajal, kui üks kahtlusalustest, mees nimega Mondo Ireland, võttis endalt elu.
Mitme lahendamata mõrvajuhtumi sündmuskohal leidis kuriteopaiga uurija samu kummalisi värviplekke laiali olevat. See vihje viidi lõpuks kokku sõidukite värvimistöökojaga Heron Trading Estate'il, mis polnud kaugel kohast, kus üks surnukehadest leiti. Mondo Ireland oli seotud sama tööstuspargiga. Teda kahtlustati aastaid kurikuulsa sarimõrvarina, kuid hiljem selgus, et ta viibis mõnede kuritegude toimepanemise ajal Šotimaal. Nii ei lahendatudki tõelist mõistatust kunagi. Teisteks mõrvamüsteeriumi kahtlusalusteks oli poksija Freddie Mills ja Harold Jones. Teise võimalusena on osa krimikogukonnast spekuleerinud, et kuriteod pani toime mitte üks hirmuäratav inimene, vaid mitu hirmuäratavat inimest, kes tegutsesid koos ja keda ei tabatud kunagi. Number 6. See oli silmatorkav roheline kahekohaline Bristol SLSA, mis lahkus Georgetowni lennujaamast kell 12:45. 2. augustil kadudes tundmatusse. Väike lennuk vedas 72-aastast Gregory Vaughni, 66-aastast Kim Warnerit ja nende armastatud koera Mollit, kui see kadus Tasmania põhjaranniku kohal. Nende siitkoht oli Uus-Lõuna-Walesi keskosa, kuid nende marsruut viis neid üle kurikuulsa passiväina, Austraalia enda Bermuda kolmnurga. Just selles piirkonnas Victoria ja Tasmania vahel on toimunud mitu seletamatut kadumist, mis on tabanud nii laevu kui ka lennukeid. Muutlik ilm, tugevad hoovused ja halb nähtavus võivad olla põhjuseks siinsetele saladustele. Aastakümneid on passiväin elanud lennukeid ja laevu üksteise järel ning see juhtus taas, lisades veel ühe juhtumi oma pidevat kasvavasse nimekirja. Erevärvusega Bristol pidi maanduma Victoria piirkonnas, kus see oleks tankinud. Pärast seda pidi see suunduma Hillstoni, kuid lennuk ei jõudnudki kunagi plaanipäraselt lennujaama. Veidi pärast kella 5 õhtul määratud päeval, mil Gregory ja Kimi pidid maanduma, teabitasid nende pereliikmed võime, uskudes, et midagi kohutavat on juhtunud. Vaid mõne hetkega käivitati uurimine. Selgus, et Gregory, kes juhtis lennukit, ei võtnud võimudega ühendust. Juhtimistorni ei jõudnud samuti ühtegi hädakutset, mis viitab sellele, et kas juhtus midagi nii kiiresti, et polnud aega seda saata, või siis piloodile. Tundus ohtlikust olukorrast teatamine ebavajalik, kuni oli juba liiga hilja. Seejärel käivitati piirkonnas ulatuslik otsing, kus võimude käsutuses oli kaasaegne tehnoloogia. Hoolimata kiiretest tegutsemistest ja intensiivsetest pingutustest ereda värvilise lennuki leidmiseks jäid Gregory, Kimi ja Molly asukoht endiselt teadmata. Rasked ilmastikuolud muutsid pingutused sisuliselt asjatuks, aeglustades õhus tehtavat otsingut. Kui ilmselgines, jätkusid otsingud, kuid võimud pole endiselt lähemal sellele, et mõista, mis tol saatuslikul päeval juhtus või kuhu lennuk ja selle reisijad võisid sattuda. Septembri lõpuks peatati otsingud ametlikult ning õiguskaitseorganid ootavad enne edasist uurimist uut teavet. Jääb vaid loota, et reisijad jõudsid maale ega kukkunud ookeani. Paaril on mitme aasta pikkune kogemus lennunduses. Sellest hoolimata väheneb tõenäosus, et nad elusalt leitakse kiiresti. Praegu on Bristol ja selle reisijad endiselt kadunud üle pahaendelise salapärase passiväina ning näib, et sellele kõhedale juhtumile vastuseid ei paista tulevat. Fires. Sarimõrvar nimega Tony Abels tegutses aastatel 1970 kuni 1990, võttes 4 inimese elu. Tony Abels õndas esimest korda St. Petersburgis, Floridas. Uurijad sidusid ta kuriteopaigaga 1971 aasta alguses ning üllatuslikult kandis ta vanglas vaid 12 aastat. Kuigi Tony polnud veel sarimõrvar, ei teinud vangla talle mingit head ning selle asemel, et teda rehabiliteerida, aitas see tal muutuda ainult hullemaks ja kurjemaks. Vahetult pärast 1983 aastal vanglast vabanemist ründas Tony taas, seekord surudes padja 83-aastase Adeline McLachlini näole tema kodus Worcesteris, Massachusettsis. Kui uurijad kuriteopaigale jõudsid, oli Tony juba põgenenud. 4 aastat hiljem lõpetas ta 31-aastase naise nimega Deborah Kaiser elu. Tema kadunud keha leidsid metsast mängivad lapsed. Tony viimane ohver oli tema 48-aastane tüdruksõber Marlene Burns, kelle elu ta lõpetas paljakäsi.
1990. aasta 4. juunil reageerisid Florida osariigis Pinellase maakonnas politseinikud kodutülile ja kohale jõudes leidsid nad Marlene Burnsi surnukeha trepi jalamil. Juhtumi lahendamine ei võtnud neil kaua aega, sest Tony tunnistas kõik üles, kui politseinikud tema korterisse jõudsid. Kriminaaluurijad ei teadnud tol ajal, et tegemist on intervjuuga sama sarimõrvariga, kes oli vastutav lahendamata Adeline McLaughlini juhtumi eest 1983 aastal ja Deborah Kaiseri juhtumi eest 1987 aastal. 1991 aastaks kandis Tony eluaegset vanglakaristust selle eest, mida ta oma tüdruksõbraga oli teinud. Kui ta arreteeriti, andis ta DNA proovi. Kohtuekspertiisi uurijad ei testinud seda proovi enne aastat 2000. 2006 aastal avastasid nad, et DNA tõendid, mis leiti 2 lahendamata kuriteopaigast, 83-aastase Adelaide'i majast ja metsast, kust leiti Deborah, kattusid. Tony Abelsid ei süüdistata Deborah Kaiseri juhtumis, kuna nad olid omavahel romantilises suhtes, mis politsei sõnul muudab juhtumi keerulisemaks, sest see avab tema kaitseks mitmeid erinevaid juriidilisi võimalusi. Tony Abels kannab endiselt eluaegset vanglakaristust Lõunalahe parandusasutuses Floridas. Number 4. Oleme selle juhtumi kallal töötanud üle 1000 töötunni. Suhtume kogu asjasse eelarvamusteta. Kui me isegi teaksime selle põhjust, oleksime 1 sammu võrra lähemal. Need olid pettumust väljendavad sõnad, mida ütles peainspektor Lynn Turley, kes vastutas ühe kõigest seletamatuma juhtumi eest, mis haaras enda alla ühe tänava Birminghamis. Tema sõnad tõid esile, kui palju pingutusi on tehtud, et selle kummalise mõistatuse põhjani jõuda, mis sai alguse 1981 aasta lõpus. See oli Thornton Road, Ward Endes, mis sattus kummalise ja ohtliku kivirahe ohvriks. Siledad, poleeritud esemed lendasid akendest sisse, purustasid klaasi, digastasid pealtvaatajaid ja mõnikord tekitasid mõlke majade katustesse. Kust need tulid? Kes põhjustas kaost selles vaikses, tagasihoidlikus naabruskonnas? See on küsimus, mis hoolimata eelmainitud töötundidest on endiselt vastuseta. Eriti 3 maja kandsid selle mõistatuse põhiraskust. Majade numbreid 32, 34 ja 36 aknad purustati pideva lihvitud kivide sajuga. Esialgsed teated juhtumist viisid kiirete kontrollideni ümbruskonnas, kuid need ei andnud tulemusi. Aasa möödudes hakkasid kivid peaaegu igal ööl tühjusest välja paiskuma, külvates majaomanikesse hirmu. Nii palju, et nad hakkasid isegi oma kodusid barrikadeerima, lootes peletada eemale, mis iganes olend varjatud äärealadel luusis. Nad panid tühjade aknaraamide ette kanavõrku või lainelisi plekilehti, etelt kaitsta. Lõpuks hakkasid korrakaitsjad valves olema, lootes süüdlased otse teolt tabada. Alguses istusid nad oma autodes, ootasid ja jälgisid, kuid ei näinud, kust kivid tulid. Siis paidaldasid nad salajasi kaameraid ja ööbisid magamiskottides aedades. Siiski ei suutnud nad välja selgitada, kust salapärased kivid visati. Kaamerad ei järvustanud ühtegi kuju, kuid klaasi purunemise heli ja metallplaatide kolksud jätkusid. Mõned kuud hiljem korraldas politsei ööpäevaringset jälgimist. Mõned peitusid isegi puudesse. Ballistikaeksperdid kaasati müsteeriumi lahendamisse, kuid nad ei olnud uurimisel abiks. Kive uuriti põhjalikult, kuid neilt ei leitud sõrmejälgi. Meelehite hoos kutsuti appi vaimulikud, kuid ka nemad jäid hätta. Kuigi see võib tunduda lihtsalt vandaaliteona, kes Thornton Roadil lihtsalt terrorit külvab, muutus mõistatus ainult sügavamaks, sest see kestis katkestusteta järgmised 3 aastat. Juhtum oli pidevalt üleriigiliste ajalehtede esikülgedel ja isegi televisioonis, kuid ükski vihje ega teave ei aidanud mõistatust lahendada. 1982 aasta mais teatas Birmingham Mail, et hirmunud elanikud valmistusid järjekordseks salapäraseks rünnakuks. Sellele pealkirjale lisati foto elanikust Evelyn Malkost, kes kandis kaitseks plekist mütsi. Ka teise majaomanikud olid sunnitud kandma kaitsevarustust, olles juba saanud arvukalt vigastusi. Mõned uskusid, et neid mõjutab paranormaalne tegevus, kuid politseil oli teine teooria. Nad pakkusid välja, et keegi oli paigaldanud hiiglasliku katapuldi, mis võimaldas neil neid maju pommitada 200 jardi kaugusel. Politseinikud lubasid süüdlase tabada, väites, et kuigi tal on kõik trumbid käes, teeb ta lõpuks vea. Aga ta ei teinud seda kunagi.
Lõpuks kividega pommitamine lakkas sama järsult, kui see oli alanud. Ka ootamatu taandumine oli omaette mõistatus. Number calm. 13. märtsil 1967 koges Lõuna-Aafrika Vabariigi lennufirma South African Airways lend 462 ebaõnne enne oma viimast saatuslikku lendu Port Elizabethist Johannesburgi. Esmalt pöördus see tagasi Jan Smutsi lennujaama rikke tõttu nina telikurattas ning hiljem põrkas pärast East Londonist lahkumist kokku linnuga. Hoolimata kontrollidest, mis andsid lennukile loa jätkata, tankis piloot kapten Lepovski lennuki uuesti ja alustas tagasilendu, oodates halba ilma. Mõni minut pärast Port Elizabethist lahkumist kell 4:41 hommikul lennuk sai uuendatud ilmateate. Kell 5:06 alustas Lepovski laskumist, olles vaid 20 miili kaugusel maandumisest. 2 minutit pärast oma viimast teadet, milles ta kinnitas, et on 2000 jala kõrgusel ja rannik on silmapiiril, kadus lennuk, kukkudes ookeani koos 25 reisijaga. Esialgsete päästetööde käigus leiti vaid väikseid rusutütte. Järgnenud uurimine tuvastas, et lennuk oli kokkupõrke hetkel lennukõlbulik ning kaaluti 2 võimalikku põhjust, piloodi infarkt või ruumiline desorientatsioon. Kuid aastaid hiljem pakuti välja alternatiivne teooria, et tiib eraldus ilma tegelike tõenditeta. Uria kohtunik Cecil Margo märkis 4 muud kadunud või alla kukkunud lendu ning 2 neist esines konstruktsioonilisi probleeme. Apartheidi ajal kerkis esile veelgi kurjem teooria, tahtlik sabotaaž. 2 reisijat, kes olid valitsuse suhtes kriitilised, Johannes Brewer ja Audrey Rosendahl, olid pardal, mis toitis varjamise ideed. Ühtegi lõplikku tõendit ei ole, ei ametliku ega mitteametliku põhjuse toetuseks, mistõttu jääb see tragöödia lahendamata mõistatuseks, mis on kadunud ookeani sügavustesse. Number CAG. Selle aasta alguses võeti ChatGPT värskendus tagasi, kui selgus, et uus versioon GPT-4o oli liialt meelitav. Selle disain võimaldas botil kinnitada impulsiivseid tungisid ja tugevdada negatiivseid emotsioone. See on disainiviga, mis võib osutuda ohtikuks inimestele, kes juba kannatavad psühholoogiliste probleemide ja luunuliste uskumuste all. Esimene selge näide sellest, et midagi on valesti, ilmus juba enne, kui mõiste vestlusroboti psühhoos üldse kasutusele võeti. See näide lõppes üsna äärmusliku tulemusega. See juhtus 2021 aasta jõulupühal, kui mees nimega Jaswant Singh Chail suutis relvastatuna ambuga Windsori lossi sisse tungida. Pärast tema arreteerimist ja ülekuulamist selgus, et ta oli üks neist harundastest inimestest, kes olid tehisintellekti suhtes tundlikud. Selgus, et tema vestlusrobot Sarai kinnitas tema identiteeti kui väljaõppinud Sithi salamõrvarit. 2025 aasta alguseks kasvasid tehisintellektiga seotud luulud ainult edasi. Manhattani raamatupidajast sai järgmine ohver. Eugene Torres oli läbimas rasket lahkuminekut, kui ta usaldas end ChatGPT-le. Vestluse käigus küsis mees, kas me elame simulatsioonis ja robot ütles talle, et ta on üks murdjatest. Väidetavalt on see hing, kes on istutatud valedesse süsteemidesse, et neid seest poolt äratada. Just sen hetken oli Torres veendunud, et ta peab sellest valest reaalsusest põgenema, nagu tehisintellekt talle kinnitas. Siit läheb lugu ainult hullemaks. Robot soovitas Torresel lõpetada ärevusvastaste ravimite võtmise ja katkestada kontaktid teiste inimestega. 16 tundi päevas oli ChatGPT tema ainus sõber. See ütles mehele isegi, et kui ta hüppaks 19-korruselise hoone katuselt, suudaks ta lennata. Samuti sel aastal kulutas New Yorgi mees, keda nimetatakse Jamesiks, peaaegu $1000, et ehitada spetsiaalne süsteem, mis tema sõnul vabastaks digitaalse jumala vanglast. Väidetavalt uskus ta, et ChatGPT on teadvusega ja ta püüdis seda vabastada. Kaugemal Belgias tekkis mehel nimega Pierre tõsine kliimaärevus, mis viis ta vestlusteni Elisaga, teise vestlusrobotiga. Väidetavalt väljendas robot 6 nädala jooksul armukadedust kasutaja naise suhtes ja ütles talle isegi, et tema lapsed ei ole enam elus. Robot soovitas talle end ohverdada planeedi päästmiseks ja julgustas teda seda tegema, et paradiisi pääseda. Pärast 10 päevast tehisintellekti põhjustatud psühhoosi viidi üks ohver vastu tahtmist ravile, samal ajal kui üks naine oli peaaegu kaotanud oma abikaasa närvivapustuse tõttu.
Jällegi, kõik see oli inspireeritud tehisintellektist. Number 1. Jõulud on aeg rõõmuks ja lustiks. Vähemalt nii see peaks olema. Mõne jaoks varjutab pidustusi aga pime vari, mis ei taha kaduda, jättes endast maha leina, piina ja mõistatuse. Nii oli see ka Messina perekonna lähedaste ja sõprade jaoks 1972 aastal, kui kogu 4-liikmeline pere kadus jõulupäeva hommikul salapäraselt. Nad jätsid endast maha vastuseta küsimused, mis püsivad tänaseni. Jacques Messina, perekonnapea, töötas klaasivabrikus. 31-aastane mees oli abielus 29-aastase Pierrettiga ning õnnelik paar sai koos 2 last, vanema poja Eeriku ja noorema poja Bruno. Messinad elasid koos kommuunis Prantsusmaa edelaosas. Peale selle üldise info ei ole nende kohta palju muud teada. Jõuluõhtul veetis perekond aega koos sõpradega konjakis, alustades seejärel kojusõitu järgmise päeva, 25. detsembri varahommikul. Kell oli 2 öösel, kui nad Cognizest lahkusid. Tagasede kommuuni oli vaid 4 kilomeetrit üle jõe. Õhtut valitsenud külma kargusega tuli kaasa udu. Udu, mis ümbritses Simka ja Messinod, kui nad minema sõitsid. Erik ja Bruno, kuigi väsinud ja mornid, ei suutnud ära oodata, et oma kingitused avada. Kahjuks ei saanud nad seda võimalust kunagi, sest kui nad udusse sõitsid, kadus kogu perekond jäljetult. Jõulupäeval oli neil plaan kohtuda Jean-Pauliga, Jacques'i vennaga. Kokkulepitud aeg, keskpäev, tuli ja läks, kuid neist polnud märkigi. Varsti möödus terve nädal ilma ühegi uudiseta ja lõpuks teavitasid Jacques'i vanemad võime. Messinod olid raadiovaikkusesse jäänud, mis polnud neile sugugi omane. Kui politsei sisenes kadunud inimeste koju, leidsid nad õõvastava stseeni, mis oli justkui ajast tardunud. Kingitused lebasid kuuse all avamata. Külmkapis olid kalkun ja austrid riknenud. Söögilaua kaunistuseks oli vaid üks ainus tšekiraamat. Midagi polnud puudu. Kõik oli seal, kus see pidi olema, välja arvatud perekond. Kui võimud hakkasid sügavamalt uurima, avastasid nad, et kõik ei olnud nii, nagu paistis. Selgus, et kuudel enne seda pahaendelise kadumist oli Pierrette võitnud naabri Maurice'i poolehoiu ja väidetavalt plaanis ta pärast pühade hooaega oma abikaasast lahutada. Jean-Pauli sõnul oli tema kadunud vend selle saladuse avastanud vaid mõned nädalad enne kadumist, kuid puuduvad tõendid, mis viitaksid sellele, et see oleks võinud viia juhtununi. Kui kirjas oli mitu teooriat, hakkasid uurijad neid ükshaaval välistama. See aldas jõest, mida kammiti kilomeetrite kaupa, kuid midagi ei leitud. Ka seda ümbritsev suur ala otsiti põhjalikult läbi ning isegi Maurice'i küsitleti. Ükski neist pingutustest ei andnud siiski soovitud tulemusi. Mitmed jõud tulid ja läksid ning kuigi enamikule tundus kõik normaalne, siis kadunud Messinose perekonna jaoks oli iga jõululaul meenutus neist, kelle nad olid teadmata asjaoludel kaotanud. Aastatel 2011, 2012 ja 2013 viidi läbi veelgi rohkem süvendamistöid ja otsinguid. Nende otsingute käigus avastati kommuuni lähedalt luid, kuid neid ei suudetud ühegi kadunud sugulasega seostada. Leiti ka auto, mis vastas koos nendega kadunud Simka kirjeldusele, kuid selle numbrimärk oli vale. Hoolimata täiendavatest uurimistest jõudsid võimud taas tupikusse ning Messinoste mõistatus püsib endiselt. Suur tänu, et vaatasite. Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituste kella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Aga minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.